Süstlakast. Tere, kallid meediasüsti kuulajad, meie oleme täna kolmekesi kogunenud siia Põlva noortekeskuse meediaruumi. Mina olen siis saatejuht Martin-Erik Maripuu, minuga on täna siin Herti Juhandi. Tere! Ja Hardi Rosum. Movski, tere! Mu praegu nime Rosumovski, ma lihtsalt Okei. Ja me räägime täna siis sellest, kuidas on olla vahetusõpilane siis gümnaasiumis. Olite te mõlemad? Ja mina olen peale. Valitaline vahetusõpilane. Ma olin ülikooli ajal vahetusõpilane. Sa olid ülikooli ajal vahetusõpilane? No vot, siis me saame veel rohkematest asjadest rääkida. Äkki ongi nagu siuke nagu... Hea võrdlus. Jah, just. Mina käisin gümnaasiumis. Kas mõtlesid, et esimene aasta oli... Okei. Ma tahtsin lihtsalt öelda, et minul endal väga palju kogemust ei ole sellega, et mul ongi huvitav teada saada, mida te räägite. Et minu kogu kogemus on see, kui ma käisin 8 nädalaks Itaalias, aga ma ei käinud ka üksinda. Et meil oli selline seltskond, kes käis siis. Ja noh, ma ütlen, see 2 nädalat oli juba väga huvitav. Ma saan aru, te käisite kauem. Mina olin 11 kuud. Mina olin 1 õppeaasta, mis on siis 9 kuud. 2 semestrit. Aga võib-olla alustame siis Hertist, et sa räägid natuke, kus sa käisid ja kuidas see välja nägi. Ja... No, ma käisin nüüd juba 2 aastat tagasi, 2 aastat tagasi vahetusaastal Hiinas. IFU-ga, Youth for Understanding, pikemalt ja oli väga teistsugune aasta. Kas mina tohin ka küsimusi küsida? Jah, ikka. Aga kus sa käisid Hiinas? Minu kodulinnaks sai siis, ma ise ei saanud seda küll valida, aga Pekingis elasin aasta aega. Pekingis, okei. Oota, aga kas siis sinu Hiina valis sinu eest, siis kuhu sa pidid minema? Jah. Okei. Ja Peking, ma ei tea üldse, ma tean, et see kõlab nagu seal saaks kana süüa. Et kui suur see linn on või ma mõtlen, et iseloomult, et kas on tööstuslinn või mingi... Seal on piirkonnad. Seal on väga erinevad piirkonnad selles mõttes, et seal on väga suur poliitiline keskus Hiinas. Seal on, aga tööstuskeskus on nii-öelda natukene kaugemal. Aga Peking on ikkagi peamiselt oma nii-öelda Hiina valitsuse ka peamiselt nagu tuntud. Et seal asub Hiina valitsus? Jah, seal nii-öelda see nii-öelda Hiina valitsus tema elamunes ja nii-öelda need vanaaegsed traditsioonilised kohad ja nii-öelda see taevane rahuväljak ja kõik need on Pekingis. Pekingi palee on vist mingi koht, mul tuleb meelde kusagil. Jah, see on nii-öelda need vanaaegne see, kus vanasti siis see keiser neil elas. Keiser elas lausa seal. Okay. Kunagi oli neil keiser. Nüüd on neil... Diktaator. Valitseja. Kohe poliitiliseks. Nüüd on neil valitseja. Nüüd on partei just. Partei on jah, on üks kõige õigem. Partei valitseb seal. Inimesed ikka. Aga miks just Hiina või mis ajendas sind just Hiinasse minema? Tegelikult mul oli enne väga palju muid mõtteid ka. Esimene mõte oli mul Prantsusmaale minna. See oli siis nii-öelda riigikeele pärast ja tuleviku väljavaadete pärast. Siis ma mõtlesin, et aga vahetusaasta peaks ju olema selline tore ja hästi fun ja siis ma mõtlesin, et äkki ma olen Ladina-Ameerikasse kuskile. Aga kui ma väärtustasin nii-öelda rohkem tulevikku ja ma julgesin suuremalt unistada ja ka vanematega rääkisin seda rohkem läbi, siis kuidagi avastasin ma ennast Hiinas. Et Põlvatõruk Hiinas. Täpselt. Aga kas oli ka mingid hirmud või sellised kahtlused enne minekut või mis olid need mõtted, mis peas käisid enne minekut? Ma olen selline inimene tavaliselt, et ma hüppan pea ees vette ja siis ma vaatan, mis juhtub.
Sellepärast mul, ma arvan, et esimesed hirmud tekkisidki alles lennuki peal, kui ma mõtlesin, millega ma nüüd hakkama sain. Aga ei, peamised hirmud ikkagi olidki see kultuuriga kohanemine ja riigikeel, sellepärast, et Hiinas ei räägita väga inglise keelt. Et ja kuna nagu eesti keeles öeldakse ka juba, et see on nagu hiina keel, siis see oligi reaalselt hiina keel seal. Et päris keeruline alguses ja kultuurishokk oli osa, ma arvan, sellest kogemusest. Aga Hardi, kuidas sul oli? No mina läksin Edinburghi ülikooli ja Edinburgh on nimetatud Šotimaaga ühenduses, mis on Inglismaal, ehk siis kõik rääkisid inglise keeles. Ja õnneks või kahjuks Tallinna ülikoolis ma õppisin kultuurantropoloogiat ja meil õppejõud oli, ütleme, pooled olid välismaalt. Kariibidelt, Saksamaalt, Prantsusmaalt, igal poolt. Ja nad loengud olid inglise keeles, siis mul õnneks see baas oli nagu all. Et keelega mul probleeme ei olnud. Aga see koht ise, ma isegi ei tea, miks ma sinna läksin. Ma nagu olin ülikoolis ja mõtlesin, et selles nagu räägitakse, et see on hästi positiivne. Ja siis meil sai vahetusaastaks minna, eks ju, kuhugi elama ja nii. Ja siis oli vist niimoodi, et 2 inimest said mõlemad 6 kuud. Oli nagu see Erasmuse võimalus. Mina käisin Erasmusega siis, jah. Erasmus on tasuta programm või? Jah, peaks olema küll, jah. Enamus, võib-olla on mingisuguseid veidraid segmente, kus sa pead maksma millegi eest, aga saad ikka stipendiumi nii. Ja siis 2 inimest 6 kuud, aga teist inimest ei kandideerinud ja siis nad küsisid, kuule, et kas sa ei taha siis üksinda minna, nagu võid kasutada seda mõlemat aega ära. Siis ma mingi, davai, miks mitte? Ma isegi ei mäleta, et ma oleks väga mõelnud selle peale, ma lihtsalt nagu, mis seal ikka, nagu ülikoolis ja 1 aasta kauem ja saab välismaal käia ja see oli nagu omaette täiesti väga vinge kogemus, et mina olen kindlasti see vahetusaasta nagu promo ja kogemuse promo ja või nii. Jah. No ma kujutan ette, et tegelikult gümnaasiumist ja ülikoolist nagu käimine on tegelikult erinev. Et gümnaasiumis on rohkem seda klassi asja, et sa lähed ikka mingisse klassi. Jaa, Hiinas oli küll mul natuke teistmoodi, sellepärast, et pool aastat ma õppisin siis rahvusvahelises klassis. Minul oli, jällegi Hiinas on erinevaid, et Pekingis on alati kooli juures ka rahvusvaheline osakond, kus siis ongi välismaa õpilased. Ja seal ma õppisin, siis oli peamine eesmärk keelt õppida ja kultuuri õppida. Ja peale poolt aastat ma läksin siis Hiina klassi. Ma tean, et väga paljudel teistel riikidel ei ole seda, et sa nagu lähedki kohe aasta alguses juba kindlasse klassi, kellega siis sa lõpetad 1 aasta koos. Ja ülikoolis on üsna vaba see asi. Jaa, seal on nagu, et sa valid endale loengud ja siis sa lihtsalt lähed kohale ja igas loengus on erinevad inimesed, kes valisid need samad loengud, et seal on hästi palju maju, see kampus või siis nagu see linnak ja see linnakus on erinevad maju, osad on vanad, uued, üsna palju oli ka sükest briti sükest nagu meil on nõukaaeg, aga neil oli nagu see sama 80-ndad, et süke nagu mingisugune niisked vaibad on maas ja mingi sükest teemat on ka nagu siis ära seest renoveeritud mingisugused vanad, see väljaspoolt on mingid lossid ja asjad ja siis seespoolt on süksed. Aga jah, et erinevates hoonetes oli ja väga vinge on see tegelikult, et Edinburghi ülikool ise on top 20 maailmas ja et seal oli õppejõude, et ma Eestis lugesin nagu artikleid ja kirjutasin ja arutasin neid asju, siis ma läksin sinna ja siis mul olid need õppejõud, kelle artikleid ma olin lugenud, et süke nagu väike süke ma ei teagi, mis see siis, lihtsalt süke nagu et vau, see on tõesti päris ja et see on nagu hästi ehe. Jah, aga see selles mõttes, et see Edinburgh on nagu tore ja see on Euroopas, aga minu jaoks see Hiina kõlab tegelikult täiega nagu kultuurishokk. Ja nagu vapustavalt. Ma olen kuulnud, et seal on mingi, mul käis üks tuttav tegelikult käis Hiinast, ta on ka antropoloog ja siis ta käis külas meil siin Põlvas ja ta kirjutas raamatu ka ja siis ta rääkis, et tema klass oli süke, kus õpetaja oli põhimõtteliselt ruuporiga klassi ees ja klass oli nagu auditoorium, oli mingi 60-100 õpilast lihtsalt ja siis õpetaja nagu ruuporiga rääkis. Et ma isegi ei kujuta ette, et mis sa tegelikult päriselt kogesid seal või nii, et see on jällegi väga erinev, kuna mina jällegi ma ei tea, kuidas sattusin ühte Pekingi eliitkooli, kus õppimistase oli äärmiselt tugev, siis minu klassid olid üpriski nagu 30 õpilast, et nagu mõõdukas selline ikkagi, jah. Et päris 60, aga jah, ma tean ka vahetusõpilised, kelle klassis oligi 60 inimest ja kõik nagu nii-öelda klassid olid ka auditooriumi mõttes. Et minul oli tegelikult Pekingis väikekool ja väikekooli oli seal siis nii-öelda 5000 õpilast. Wow.
et jah. Aga sa olid siis alaealisena käisid seal, eks ju? Ma sain täiskasvanuks siis, kui ma sain 18, siis kui ma olin vahetusaastal. Sest ma läksin peale 11. Enamus lähevad peale 10. vahetusaastaks. Sest no tegelikult ma tundsin Eestis ka koolis, et see oli natukene kehva aeg, kui ära käia, sellepärast, et siis see oli üpriski selle õppimisjuva keskel. Et 10. on peamine ikkagi selline kordamine natukene, aga mul oli natuke keeruline pärast Eestisse tagasi tulla, see õpilaine jälle tagasi saada. Aga soovitas pigem peale 10. nagu isiklikust kogemusest? 10. on kindlasti enda jaoks kergem, aga peale 11. ma ise tunnen, et ma olin küpsem ja ma olin ise rohkem valmis selle jaoks ja ma arvan, et ma sain võib-olla raskematest ja sellest kultuurishokist ja sellest sain kergemini ja sain nagu kergemini inimestega läbi ja sain uusi suhteid nagu kergemini luua selle tõttu. Kuidas üldse on nagu, mind hakkas huvitama vahepeal see, et lükata nagu edasi oma keskkooli lõpetamise aasta, nagu teha 4 aastat siis keskkooli põhimõtteliselt või? Kas sa siis nagu lõpetasid nendega, kes tulid aasta pärast sind? Jah, ma lõpetasin uue klassiga täitsa. Ma tean, et see on ka võimalik teatud riikides, USAs eriti, on need nagu tund üle kanda, et sa saadki aasta vahele jätta ja saad nii, et oma klassiga lõpetada, aga ilmselgelt mina 12. klassi läksin või vahele ei saa jätta, sellepärast mul oli eksamid. Aga ma tean, et niimoodi näiteks, kes 9. klassis käisid, nagu läksid 10. siis USA-sse, said täitsa vahele jätta osad. Aga see täiesti oleneb kooliprogrammidest ja sinust endast palju sa ise pingutad. Ja kuidas see sulandumine üldse välja näeb, et sa ütlesid, et sa läksid riiki, mille keelt sa ei osanud ja seal väga palju inglise keelt ei räägitud. Ma ei kujutaks ette, et ma läheksin 11 kuuks Hiinasse. Ma ei tea, see tundub väga kuidagi võõras või kuidas sind vastu võeti seal? No muidugi need inimesed, kes mind vastu võtsid, olid väga soojad. Yeah. et minu hostperes siis nii-öelda, need aasta aega ma elasin hostperes. Oli mul vanem õde, kes oli ise aasta aega USAs õppinud ja see läbi tema oskas väga hästi inglise keelt. Ja nagu minu host tema, ma ütleks, et tema inglise keele tase oli selline A2, nii et sa saad nagu selline baaslevel ja sa saad nagu, jah, see on seal, ma tulen see kell koju, sellised jutud saad nagu ära rääkida. Host isa minul absoluutselt ei rääkinud inglise keelt. Nii et alguses oli seal kindlasti nagu kehakeelega palju seikasid. Aga üleüldiselt need, kes mind nagu vastu võtsid, ikkagi rääkisid inglise keelt, et nagu meid ei oodatud, et me oskame seda riigikeelt. See on küll muidugi väga tunnustati seda, kui me juba võib-olla oskasime kas või tere ja aitäh öelda, mis oligi minu sõnavara, kui ma läksin Hiina, siis see oli nagu väga suur, see oleks umbes nagu Eestisse tuleks keegi vahetusõppiline ja oskab juba öelda tere ja aitäh, siis me tunneme ennast nagu kuidagi nii õnnelikuna, et keegi on nagu võtnud selle vaeva ja õppinud seda rasket keelt, et keegi ei oodanud, et me oskame seda riigikeelt ja selle võtma võib-olla meil oli ka kergem. Aga jah, nagu öeldakse, keskkonnas õpib keelt kõige paremini ja lihtsalt sa sunnidki seda keelt ja sul tuleb väga palju selliseid huvitavaid juhtumeid, kus sa saad väga valesti aru, mis keegi sulle ütleb ja sa lähed valesse kohta, sest sa ei saanud aru, kus sind saadeti ja selliseid seikasid on palju, aga see ongi nagu osa võlu vahetusaastast. Aga sa said siis lõpuks hiina keele? Minu hiina keel on... Hiina keelel on sellised nii-öelda lävendid, nagu meil on nagu C1, C2, inglise keeles ja B-tasemed, siis neil on HSK levelid. Mina õppisin koolis siis HSK 4 ja HSK 5. Kõige kõrgem oleks siis HSK 6. Et ma arvan, et see on mingi B1 level umbes. Et ma arvan kindlasti, kui ma praegu läheksin Hiina tagasi, siis ma arvan, et turistina saaksin ma seal hakkama. Aga selliseid spetsiifilisemaid asju, spetsiifilised teemasid ma kindlasti ei oska. Et selle jaoks, et ma pean ikkagi rohkem nagu... Ja praegu peale 2 aastat muidugi juba seda keelt on unustatud ka. Räägi midagi hiina keeles. 大家好，我的名字是 Herti， 我是爱沙尼亚人和今天我们很高兴啊。ma ei saanud midagi aru. Küll lahe. See kõlasid täiega päris nagu.
ja ega te ei tea ka, mis ma tegelikult praegu teile rääkisin. aga mulle meeldis need pausid seal sees, nagu see, kuidas sa mõtlesid, vaatasid ringi ja siis veel otsustasid, et ütlesid midagi, see oli päris äge. et ja tegelikult hiina keeles on nii-öelda toonid. Et üks toon või ühel nii-öelda silbil või hieroglüüfil peal on 4 tooni sees, et kui sa ütled hoopis teise tooni, siis see sõna tähendab hoopis midagi muud ja see hieroglüüf tähendab, et sealt tulevad ka väga paljud sellised keeleapsakad, mis vahetusõpilastel antakse andeks. aga mis seal õppekorraldusliku poole pealt oli midagi teistmoodi ka, sest ma ei tea, minul on jäänud küll mulje, et Hiinast kui väga karmi kasvatusega riigist või sellist, kõik peab joone peal olema, Jaapan ka on ju, või Aasia sellised ja kultuurid. Et kuidas seal õppimine on ja kõige suurem erinevus kindlasti minu jaoks oligi, et ma pidin koolivormi kandma ja mitte selliseid ilusaid aasiapäraseid koolivorme, nagu tüdrukutel on sellised seelikud ja triiksärgid, vaid minu koolivormiks olid väga koledad dressid ja neid pilte ma ei näita mitte kellegile. Eliitkoolis. See oli eliitkool ja noh. Vaatajad ei näe, meile võid näe. et kui ma koolis tegin esitlused, siis nad nägid neid ja siis kõigil oli, et kuidas sa tuutsid nagu aasta aega selliseid anna. No dressidega muidugi on mugav, aga jah. Aga kas seal on mingi mõte ka taga, miks nad tahavad siis sellist riietust? Me arutasime ise seda vahetusõpilastega ja nagu ma olen oma vanematega seda ja üleüldse nagu nii-öelda nende inimestega Hiinas, kes on siis nii-öelda tegelevad välisõpilastega ja me arvame, et see on selle tõttu, kuna Hiinas ei taheta eristada väga, kõik on nii-öelda, kõik on võrdsed, noh, nagu kommunistlikus ühiskonnas ikka. Ja ei taheta eristada ega poisse ja tüdrukutest, et kõik on võrdsed ja selle tõttu on kõigil selline väga lohvakas koolivorm, kus ei saa nii-öelda inimese kehafiguure ja nagu sugu väga, noh, et ma arvan, et see on üks põhjused kindlasti. Ja teine suur, hoopis teistsugune asi, nagu meil oli hommikuvõimlemine iga päev, vahet polnud kas vihma sadas või taitsid tegime ka. Väga lahe. Vahet polnud kas vihma sadas, kas väljas lund sadas, kui külm oli, ikka oli hommikuvõimlemine. Ainuke kord, kui hommikuvõimlemine ära jäi, oli siis, kui oli sudu. Nagu ohtlik sudu, nii-öelda see äärmuslikkus, kõik peavad maske kandma väljas. Ja seal oligi siis nii-öelda see hommikurivistus, kõikidel klassidel oli oma rivistus ja see oligi, et meie klassi, või noh, nagu seda on filmitud YouTube'is on hästi palju neid videosid, kus ongi iga õpilane teab, kus on tema koht, on sellised suured väljakud ja iga õpilane teab, kus on tema koht, kus on tema klassikoht ja kui sa vaadata nagu pealt seda, siis ongi nagu selline ruudustik tekib, et kord on majas ja siis tehti kaks kava, üks oli siis nii-öelda kommunistliku partei poolt heaks kiidetud kava, mis oli selline aktiivsem ja teine oli siis Tai Chi kava, mis on selline traditsioonilisem Hiina kava. Aga kas peale riietuse väljendus kuskil veel see nii-öelda võrdsuse tagaajamine või selline võrdsus? Kindlasti oli seda seal. Noh, mul on natukene juba 2 aastat on juba mööda läinud, sellest ma pean natukene meelde tuletama asju, aga noh, see oli nagu nii ja naa jällegi selles mõttes, et vahepeal ühiskonna jaoks on see, et kõik peab võrdne olema, aga näiteks on ka, kus on nagu vastupidist näidet, ma saaksin tuua näiteks perekondades. No nüüd neil on 2 lapse poliitika, varem on 1 lapse poliitika. Kui on poisslaps, siis üldiselt vaadatakse hästi, kui poisslaps on tüsedam ja sellepärast see näitab, et perekond on jõukas ja saab lapsele süüa osta. Aga ei vaadata sugugi mitte hästi, kui tüdruk on suurem ja selline tüdrukud on äärmiselt peenikesed seal. Ja seda oli päris jube vahepeal vaadata, kuidas nad teadlikult ei söönud, sellepärast, et oli mingid ilustandardid, mis oli neil nagu ühiskonna poolt seatud ja millele nagu üritati siis järgi jõuda, et seda oli päris jube vaadata, et selles osas jällegi see võrdsus nagu ei kehtinud. Hardi, kas Edinburgis ka hommikuvõimlemist tegite? Mina küll tegin, jah. Tegid? Jaa, mina tegin, jah, sest
selleks, et no põhimõtteliselt, et kõndida kooli, ma pidin kõndima 40 minutit mäest üle iga hommik, sest ma elasin nagu, sest tegelikult Edinburgh ise on vulkaanilise mäe kõrval ja siis seal ise on ka vist, seal linnas sees on mingisugused vanad kivimoodustised, mille kõige suurema linnasisese kivimoodustise otsas on siis loss ise, Edinburghi loss. Seda on selline nagu piklik selline, seal otsas tippus on täitsa see loss ja siis ülikool oli nagu teisel pool seda mäge ja mina elasin nagu mäekünka Nõlva all kusagil seal ja siis iga hommik ma niimoodi kõndisin ja siis vahepeal läksin natuke mäest alla ja siis läksin vahepeal lihtsalt natuke mäest üles selle, sest oleks nagu vaheldust või nii. Ja mul on portfell, millega ma käisin ja ma vaatasin pärast seda aastat, portfellil oli metallist sangad ja siis ma vaatasin, ma oli sealt siukse mingi 2-3 millimeetrit oli nagu ära kulutanud lihtsalt selle käimisega, et ma käisin, vedasin oma arvutit ka kaasas, et sellist asja ma tegin jah. Aga ülikooli elu ise tegelikult on siuke vaba. Et nagu ikka, et sa lähed ise kohale, ise elad kusagil linnas, ise käid kohal, ise vastutad kõige eest, et sa oleksid kohal, et sul oleks kõik asjad loetud. Et selles mõttes on nagu teissugune, ühiskonna mõttes eks ju kindlasti ja ka lihtsalt see kooli korraldus, ma arvan. Kas sa ütleksid, et see on Eestiga sarnane? Kas koolikorraldus? Koolikorraldus pigem, jah. Ei olnud nagu seda, et siin on asjad väga teistmoodi. Võib-olla natuke oli seda, et Inglismaa ise ja see, see väljendub nagu kõiges, see akadeemia seal ja see Inglismaal ongi sotsiaalantropoloogia, tegelikult Tallinnas me õpime sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, mis on segu Ameerika ja Inglise omast. Inglismaal on siis puhas sotsiaalantropoloogia. Et ta toetub nii-öelda rohkem nendele vanadele meistritele, ta on selline hierarhilisem, seal rohkem selliseid forme või selliseid faile ja selliseid nagu lahtreid, mida sa pead täitma, linnukesi kaste, et nagu paberimajanduses sa pead olema selles mõttes hästi nagu korrektne. Ja niimoodi põhimõtteliselt kool suhtlebki sinuga, et hästi palju sisse logimisi, erinevaid kasutajaid, mida tegemist. Et Eestis on ikka veits see, et okei, sa ei tea, mida teha, siis sa lähed küsid oma mingi juhendaja käest ja siis te lähete rääkida veits direktoriga juttu, me tegi sükest, et see struktuur on palju nagu nii-öelda, ta ei ole nii kõrge, ta on madalam, horisontaalsem. Aga Inglismaal ta on jah, et sa pead nagu natuke ise näpuga järgi hoidma, vabandust, et tal oleks nagu, või pead näpuga järgi hoidma, et kõik oleks nagu joone peal, aga selles mõttes, et minul sellega probleemi ei olnud. Aga sina käisid Erasmuse raames, et siis oli iseseisev ööbimine ja kõik see värk, et sul ei olnud mingit pereasja? Oli küll jah, Erasmusega tegelikult vissab ühikas ennast ka, aga mul kuidagi joppas, et ma olin Tallinna ülikoolis, see oli mingi blond neiu oli täiega eksinud ja siis ma nagu mingi, ma tunnen ennast täna nii hästi, et nagu ma lähen aitan teda. Ja siis ma läksin, aitasin teda ja siis tuli välja, et oli just tulnud Edinburghist. Ja siis ma mingi, oh my god, nagu kui äge, siis ma rääkisin, et ma just lähen, ta ütles, päriselt või? Mul üks tuttav just otsib seal korterikaaslast. Siis ma nagu mingi, jaa, palun. Muidugi see oli veits hirmus, sest ma kandsin mingi 1500 või 2000 eurot seal mingi ettemaksed ja kõik asjad 3 kuu nagu mingi osamaksed kandsin mingisugusele võõrale välismaale ja kui ma seda tegin, mõtlesin, et nagu vaata, mis saab. Aga selles mõttes läks õnneks, läks kõik hästi. Vähem minul, et ma tegelikult seda nagu päris ikkagi ei saa nagu öelda, et jah, tehke nii. Et paljud, ma tean, eestlased ööbisid või elasid ühikates, aga see, kus mina elasin, oli luksuslikum, aga seda on nagu raske teha, et sa lihtsalt nagu lähed kuskile võõra maa renditurule ja lihtsalt nagu sisened sinna niimoodi välismaalt, et hea on ikkagi kuidagi mingi baas seal omada natukene kohale minna ja siis hakata vaatama, et siis saad kohal käia korterites ja nii edasi, et niimoodi on tegelikult nagu kuidagi mõistlikum tegelikult. Jah, sul oli siis üsna vaba elu selles mõttes. Mul oli väga vaba elu, jah. Et seal on kuidas ma ütlen, on Teviot House oli või üks maja, üks kõige vanemaid hooneid seal ülikooli linnakus, kuulus üliõpilastele. Ja mis eristab tegelikult seda ülikooli üldse, Inglismaa ülikoole või välismaa ülikoole, nii palju kui ma olen aru saanud, on see, et seal on hästi palju, inglise keeles on society, ehk siis nagu eesti keeles otseselt on ühiskond, aga see ei ole mingi klubid ja mingi siuksed asjad. Et seal oli üle 200 huviklubi või siukse asja, millega tegeleda. Linnakus sees siis nagu? Nad seal nagu linnas endas eksisteerisid, aga linnakus oli see nende keskus. Et sa said nagu tantsida, sa said mingi 3 erinevat tantsu ja mingid pillimängud ja videod ja mina lõpuks nagu nohik nagu ma olin, läksin sükesesse asja nagu Dungeons and Dragons ehk D&D-d mängisin, siis ma
siis oli siuke asi nagu Shakespeare Society, ma mõtlesin, me loeme Shakespeare'i, noh, ma olen alati veits siuke poeetiline olnud ka, siis mõtlesin, noh, kui ma olen Inglismaal siin Sombuses, Edinburghis, et siis ma kusagil siin nagu, noh, lähme etleme Shakespeare'i kõrgu ilu ja valu, aga tuli välja, et see on mingi näitlemine ja ma nagu väga ei osanud seda ja nagu hästi kuidagi, et ma proovisin hästi palju erinevaid asju. Ja seal oli tõesti kõike, mingi arheoloogilised society'd ja nagu, noh, kõike, mingi pidutsemise society'd olid ja mingi õlle tegemise society'd olid ja noh, et sellest ma nagu Eestis natuke tundsin puudust, et seda nagu võimalust oli. Hästi aktiivne nagu selline üliõpilase elu. Absoluutselt, väga, väga, väga aktiivne. Et minu isiklik enda kogemus muidugi oli see, et ma mõtlesin ka, et kuidas või mis ma räägin siin podcastis, et välismaale minek võimendas seda, kes ma olin tollel hetkel enne minemist. Ja kes ma olin, oli see, et ma tegelikult noh, ma olin üsna nagu, ma õigustasin endale sellega, ma ei taha raha kulutada, sellega, et või nagu tähendab, ma ei käinud väljas ja ma õigustasin seda sellega, et ma ei taha raha kulutada. Ja ma üsna palju aega tegelikult veetsin nagu tehes asju, mis ei maksnud midagi, jalutasin ringi natukene, leidsin mingi tuttavaid, aga ma ei käinud isegi nendega kusagil väga väljas, sellepärast, et noh, nad olid mingi kusagilt Skandinaaviast, Taanist, Norrast, mis iganes. Neil oli nagu kuidagi pappi nagu voolas, aga mina nagu seal kõrval nagu mingi, noh, mul on üks nael on päevas, ma ostan kommi endale selle eest nagu, et veits nagu ma lihtsalt elasin välja või läbi kõik need asjad, mis mu sees olid. Ja siis selle kogemuse lõpuks tegelikult ma nagu sain aru, et ma ei taha niimoodi elada ja ma hakkasin nagu leidma viise, kuidas teistmoodi käituda, et ma tunnen, et see on sinna nagu, ma alati kuidagi jäänud üksi või tõmbunud ka üksinduse poole, et siis kui ma välismaal päriselt olingi üksi, ja tõesti nagu need kohad, kus ma käisin, ma isegi seal ei leidnud tegelikult sõpru nagu kellega alaliselt suhelda, nagu nendes society'tes endates, siis ma jäingi põhimõtteliselt oma ette ja siis ma hakkasin tegelema endaga ja siis sealt ma tegelikult vist olengi leidnud mingisugused killud, mingisugused alged, mis mind on kujundanud siis nagu selleks, kes ma täna olen väga suurel määral. Just nagu mingisugused vaimsed praktikad nagu meditatsioon, buddhism, hakkasin mingi Alan Watsi kuulama ja lugema ja käisin mingisugustes raamatukogud, noh, see oli hästi vinge, et seal oli see on käänuline või siuke hästi vana kivist vana linn ja siis seal on hästi palju siukseid nukatagusid ja käänulisi kohti ja siis siukseid raamatupoode, mis on nagu kusagil Pinterestist või siukesed, noh, fairy lightsid ja noh, see on täiesti tavaline seal, sest seal tõesti on nii palju seda raamatukultuuri ja nii. Et jah, ja siis sealt kusagilt raamatukaustades vahel ma nagu leidsin mingisuguseid raamatuid, mis ma siis nagu lugesin, et no see on minu vaimne õpetus ja mingi siuke värk. Et minu jaoks oli see väga nagu suur kogemus ka samal ajal ja väga-väga õpetlik. Et ma olen väga tänulik sellele võimalusele. See tundub väga huvitav. Noh, eks see oli, aga seal oli meeletut kurbust, seal oli nagu nädalate kaupa kurbust, et ma mäletan, nii naljakal kombel, ma käisin keskkoolis, käisin hästi palju nagu EYP-del, European Youth Parliament ja MEP on muudel European Parliament ja sükestel asjadel välismaal. Ja siis oli üks süke, noh, ütleme õnnetu romantsis ühest sellisest korrast seal, kui ma välismaal käisin keskkoolis. Ja siis ma läksin Edinburghi ülikooli ja ma kohtasin seda tüdrukut seal uuesti. Nagu terves maailmas nagu tolleks hetkeks ta oli üks kõige kenamaid inimesi, keda ma olin näinud siiamaani, nagu ma vahepeal nagu mitte enam, aga nagu mingi paar aastat tagasi ma kirjutasin talle, ta ei vasta mulle, nagu siuke ehe kurb, eks ju. Aga siis ta oli just tulnud oma poisiga, kellega nad käisid Ameerikas, tegid roadtripi ja siis olid just tulnud Edinburghi ülikooli ja siis nemad olid mu ainsad 2 sõpra seal põhimõtteliselt nagu siukest nagu pikaajalist ja lähedast sõpra, aga mingi vahe neil endal nagu läks suhe pekki veits veidi ja siis nad tülitsesid ja siis noh, muidugi nad mindi taas näha ja siis ma mäletan siiamaani neid nädalaid, mis ma lihtsalt nagu päevast päeva lihtsalt nagu siuke, noh, sest see linn on ise nii sombune ka, seal ei tule see päike välja, selle nagu mingi, eks ju, mingi lähme randa ja mingi lihtsalt naudime päikest ja sooja ilma ja mingi lõbutseme, ei, see on see, et läksin sinna Games Workshop on siuke asi, mis tegeleb selle mis need miniatuurid on, Warhammer 40K ja no mingi siuke värk, et sa vaata mingi rets värk, et mingi väiksed miniatuurid ja siis nad mõõdavad joonlaudadega ja siis nad mingi tulistavad üksteist ja mingi siuke nagu väga kallis hobi. Ja siis ma tegin oma selle antropoloogilise uurimuse sellest ja siis ma nagu natuke identifitseerisin või nagu samastusin nende inimestega siis seal oma nendes kurbushetkedes asjades ja siis ma kammesin neid raamatupoode asju. Et seda ruumi on seal hästi palju tegelikult nagu kogeda ja neid tasandeid linnal on hästi palju ka. Et väga vinge. Aga noh, eks ole vist, et ülikooli juba on mingisugused teised taotlused elult ja nagu kuhu sa lähed ja miks sa lähed ja kas sa lähed ja noh. Aga see oli küll, et kui on üks asi, mis ma saan öelda, on see, et ma vist kohtasin oma koordinaatorit 2 korda
see oli nagu alguses ja lõpus, ja ta ütles, et sa oled tubli ja Erasmuse omad on tublid, siis nad ajavad ise oma paberid korda. Ja see oligi nagu see ainuke asi, mis ta põhimõtteliselt ütles mulle. Et nii palju, kui mina olen aru saanud, siis välismaal, kui minna, siis nagu ajada paberit mitte viimasel hetkel korda, sest näiteks Inglismaa, neil ei ole seda e-allkirjastamist ja sükest asja. Ehk siis mul oli mingi söke dokument, mis näitas, et ma olen õpilane ja seal oli vaja minu allkirja, meie kooli allkirja ja välisülikooli allkirja. Ja see järjekord pidi tulema niimoodi, et nemad saatsid selle dokumenti meile, siis minu ülikool allkirjastas selle, siis me skännisime, faksisime selle tagasi neile, siis nad paari mingi päeva, nädala pärast nagu ise kirjutasid alla, keegi tähtis inimene seal, siis seal on ka nagu kaustad ja mingisugused süsteemid, kirjutasid sellele alla, faksisid selle meile tagasi, siis mina kirjutasin sellele dokumendile 3. korda alla ja mu juhendaja kirjutas sellele alla või mingi koordinaator ja siis me faksisime selle uuesti sinna. Ja siis oli alles üks väike osake tehtud sellest kandideerimise protsessist. Ja see võttis aega mingi paar nädalat kokku selle ühe dokumendi korda ajamine. Aga ma tegin selle ära, sest ma tegin esimesel võimalusel, hakkasin kohe tegema. See on suur asi, mis ma ikka teen. Aga lihtsalt, et selliseid asju nagu, kui minna, siis see on nagu nii-öelda kõige keerulisem asi, et sa saad tasuta, sa saad stippi mingi 500 € kuus või mis iganes, sõltub riigis ka, kuhu sa lähed. Aga ainuke asi, mis sa pead tegema, on paberid veits korda ajama, et see ma mõtlen, et teha mingi isegi 8-12 tundi tööd mingi aja peale selleks, et saada nagu iga kuu 5 sotti, ei ole kõige hullem nagu palk. Ja. Aga kuidas Hiinas peres olles see elu välja nägi, et ma saan aru, et sa läksid mitte täisealisena, et kuidas seal üldse on see, kui palju sul oli vabadust alguses teha selliseid asju, nagu Hardi tegi? Kindlasti see vabaduse puudus või see tunne, et sul ei ole seda vabadust nii palju andis tunda. Eriti kuna Eestis meid juba enne hoiatati enne minemist, et Eestis on tegelikult, antakse noortele väga palju vabadust, sest meil on turvaline ringi siin käia. Meil ei ole neid ohte nii palju, nagu välismaal on. Et meil nagu IFU teeb väga-väga suurt tööd enne sind ette valmistamiseks, et ma arvan, et mul oli oluliselt kergem selle tõttu. Aga jah. Küsimus, kuidas nad ette valmistavad siis? Või meil on, kui sa kandideerid, siis siin kõigepealt on esimene voor, sul on intervjuu voor, vaadatakse üldse, kas sa oled piisavalt küps, et sa nagu saaksid välismaal potentsiaalselt hakkama. Ja kui sa peale seda, siis ongi, et oledki nagu juba kirjutanud alla, et jah, ma lähen vahetusaastale. Siis on erinevad nii-öelda workshopid, kus on sul need kodugrupid, kus on inimesed, kus lähevad sarnasesse piirkonda nagu sina. Ja siis teil on nii-öelda ettevalmistavad kursused, on siis kultuuri kohta, mis sa ootad, mis sa tegelikult saad, siis on nagu tulevad vahetusõpilased, kes on juba käinud nendes riikides ja nad räägivad sulle, kuidas see on toiminud. Enne vahetusaastale minekut oli meil laager, kus me tegime kõik need asjad uuesti läbi ja veel sügavamalt. Et hästi palju õpikuid me saime selle kohta, nii-öelda need survival guides, need ellujäämise õpikud, et IFU väga-väga põhjalikult valmistab ette, pluss IFU-l on tugisüsteem enne vahetusaastale minekut, peale vahetusaastat ja vahetusaasta ajal sul on tugiisik, kellega sa saad absoluutselt kohe suhelda, kui sul on mingi väiksemgi probleem, et nagu mitte 2 korda aastas näed oma tugiisikuid, vaid meil oli see, et Hiinas eriti, et see korra kuus ma võisin teda ju lausa näha. Et minule ta saigi selliseks nagu sõbraks, kuigi ta oli must umbes 15-20 aastat vanem juba tolleks ajaks, aga ta oligi nagu mul selline kohalik sõber seal. Oota nüüd, mis see küsimus enne oli? Et see perekond ja vabadus, jah. Hiinas lapsi kaitstakse väga palju, sest see ühiskonda väljas käimine mingil määral ikkagi on ohtlik, sellepärast Pekingil endal on 25 miljonit on umbes see rahvaarv seal. Et seal leidub kõike inimesed, kes üritavad sind petta, Aasias ole inimkaubandus natukene rohkem, et seal leidub kõike ja selle tõttu meil ongi suht ikkagi vahetusõpilast seati piirangud, et oled selleks saaks kodus ja peale võib-olla koolida tuled koju ja et kui sa lähed kellegi sõbraga välja, siis sa ikkagi ütled ja
et ma tegelikult ütlen, et minu perekond oli isegi päris mõistev selles suhtes, et ma võisin, et ma ei pidanud nagu luba küsima, et kas ma võin minna, vaid ma nagu ütlesin, et jah, ma lähen, ma tulen see kell tagasi ja neil olid okei, et nad üldiselt teadsidki, mu vahetuspere teadis kõiki mu sõpru, aga ma tean, oli ka vahetusperesid, kes nagu ei lubanud enne kellegagi välja minna, kui perekond ei olnud seda inimest kohanud. Ja võib-olla eurooplastele tundub see nii inimõiguste rikkumisena, kuidas see üldse võimalik on, mis mõttes, et ma ei suuda omale niimoodi sõpra välja valida, aga neile on see vahetuspere vastutab ikkagi sinu eest seal. Ja nad võtavad seda asja hästi tõsiselt, sest pered on vabatahtlikud, neil ei maksta mitte midagi. Et nad reaalselt hoolivad sinust. Ja selles mõttes see vabaduse kaotus oli kindlasti algul üks probleemidest, mis mul seda kultuurišokiga nagu võimendas. Et jah. Aga lõpus ma ütleks, et see kuidagi oli isegi armas see, kui palju nad hoolisid. Et mitte oligi, et sa lähed sinna, et vahet pole, vaid oligi, et see, et mis sa teed, et kuidas sul läks, kellega sa käisid, et ma kuidagi mõtestasin seda enda jaoks teistmoodi. Et see on pigem see, et nad hoolivad minust. Mul üks naljakas lugu oli ka, kuidas üks teine vahetusõpina Saksamaalt, temal oli siis nii-öelda väike õde, hostõde seal koha peal ja Hiinas on Facebooki asemel WeChat, kus on ka nagu see on Instagram ja kõik on nagu ühendatud põhimõtteliselt, see on nagu, neil on oma internet. Ja siis see väike õde oli nii-öelda tweetinud sinna või kirjutanud, et kõik 4 liikmest minu perekonnast 3 on täielikud idioodid. Ennasta, aga see tüdruk mõtestas seda või nagu tema võttis selle jaoks, et ta loeb minust perekonnaks, et ta nagu võtab mind kui perekonna, et see on nii armas, mitte see, et ta kutsus mind idioodiks, vaid see, et ta nagu võtab mind kui perekonnaga, et ta nagu meile just vahetusaasta ju Hiinas hästi palju õpetas see, et kuidas asjades näha kuidagi teist poolt. Jah. Kas see ühiskond siis paneb sind kuidagi asju ümber mõtestama, et sa pead asju, või et sa hakkad asju vaatama teistpidi, nagu sa ütlesid? Kindlasti. Hiinas valge tüdrukuna, minul ei ole küll blonde juukseid, aga sinised silmad siiski, inimesed jälitavad sind väga palju. Osad isegi tulevad sul juukseid katsuma ja nagu tahetakse sinuga väga palju pilte teha. Sul on nagu kuulsus seal ja et algul oli see minu jaoks jällegi hästi selline häiriv. Selles mõttes, et ma olen eestlane, mul on vaja oma personaalset ruumi. Mis mõttes te tulete mulle nii lähedale. Aga pärast ma jällegi nägin, kui näiteks oligi mingi väike tüdruk, tahtis minuga pilte teha ja kui ma nägin, kui nagu rõõmus ta oli pärast selle pärast ja nagu ma oleks tema terve päeva kuidagi nagu rõõmsaks teinud, siis võib-olla osadele, ongi nagu vahepeal jääb selline kuulsuse tunne, nagu kui sa oledki välismaalane, siis on nagu kuulus Hiinas umbes. Et jällegi nagu ma mõtestasin seda enda jaoks natuke teistmoodi ümber. Samamoodi see vabaduse kaotusega oli ja näiteks see ka, et Hiinas peale kooli, minul lõppes kool umbes, algas mu kool kell 7, kooli mina läksin umbes 1.5 metro, bussi ja jala. Et ja kell 7 algas, see tähendab, et ma pidin umbes kell 5 üles ärkama. Ja minu kool lõppes kell 4 umbes. Ja Hiinas on see väga vara, kui kool lõpeb kell 4, see tähendab, kui nendel Hiina lastel umbes lõpeb kool kell 5-6, peale seda neil on mingid tunnid veel, mingid eratunnid, peale seda on neil ringid, sest neil on kohustuslikud vabatahtlikud ringid, kus nad peavad osa võtma, aga nad saavad ise valida. Põhimõtteliselt meil nagu valikkursused siis. Et, ja nad saidki koju vahepeal 9 ja 10. Ja siis sa kujuta, et sa pead veel nagu õppima ja sa nagu uuesti kooli, et hästi teistmoodi on seal. Ja mina nagu nägin jällegi see, Eestis tegelikult, kuidas see õppimine oli ja kuidas meil õpetati rohkem, see on hästi faktipõhine õppimine on Hiinas. Ja peale Hiinat ma väärtustasin väga palju rohkem Eestit
ma nagu sain aru Eesti võludest, kuigi kõik me kirume siin, et jah, valitsus on halb ja see on halvasti ja miks keegi niimoodi ei tee ja aga peale Hiinast tulekut ma sain tegelikult aru, kui arenenud ja väga eeskujulikus ühiskonnas me tegelikult ikkagi elame. Et jah. Kas need noored siis, kes õppisid hommikul 7-st kella 4-6-ni, kas nad olid õnnelikud ka selle juures või mis elu nad üldse elasid? No nemad elavadki tuleviku nimel, sest Hiinas 5% lõpetanutest saab ülikooli minna, mis on Eestis väga šokeeriv number, see ei oleks Eestis üldse võimalik, et aga seal on see nagu normaalsus ja kui su vanemad ei olegi piisavalt rikkad, et saata sind välismaal ülikooli, siis sa pead võitlema selle 5% eest seal. Ja nende jaoks, kui nad ei saa ülikooli, siis tähendab, et sa rügadki elu lõpuni, see on äärmiselt raske tulevik. Ja nende nii-öelda 12 aastat nõude õppimist pluss lasteaias ka need veel õpivad meeletult, ongi nii-öelda kõik oma tuleviku nimel. Et ma ei ole kindel, kas nad olid just õnnelikud, aga see kool, kus mina olin, siis ma nägin ikkagi, et see oli natuke läänelikum võib-olla, et väärtustati ka nii-öelda seda vaba ja seda, et tehti, seal olid nad natukene õnnelikumad vähemalt. Mul oli küsimus, et kui sa nagu sa käinud Eestis koolis ja käisid seal koolis, suhtlesid nendega, et kui nad nii palju õpivad, kas nad siis on kuidagi nagu targemad ka või kuidas see väljendub selles, et nad õpivad või nagu mul on siuke arusaam, et ma ise olen õpetaja ja pärast 6. tundi ma lihtsalt nagu ei taha teha midagi, sest nagu ma lihtsalt ei suuda, ma võin vaadata neid asju, aga mul ei jää pähe, aga kuidas nad selle nagu ära lahendavad või nad lihtsalt faktid teada, et need ei jää meelde ju et sa võid ju teada miljonit asja, üks päev, järgmine päev sa tunnustad selle kõik. Eks ma arvan, et seal ongi teistsugune lähenemine õppimisele. Keegi ei saa öelda, et kas on õige või vale, kas meie õppimissüsteem siin on õige või vale, et ongi teistsugune lähenemine lihtsalt, et aga kui sa suhtlesid nendega, kas nad olid nii-öelda intelligentsemad siis, kui nad õpivad nagu 2 korda rohkem kui meie, kas nad siis on nagu faktiteadmistelt nad olid kindlasti targemad kui mina, absoluutselt, nad teadsid, nad oskasid keemiatabelit peast välja lugeda, oskasid neile öelda neid kaale, oskasid, teadsid, mis number neil on. Faktiteadmiselt kohe kindlasti nad olid palju targemad kui meie. Intelligentsuse poolest, kuidas sa intelligentsust mõõdad? Et elu nad kindlasti ei ole nii palju näinud kui meie, sest nagu elutarkust nad ikkagi koolis päris ei saa. Aga kahjuks elutarkus neid ülikooli ei vii. Et selle tõttu nad väärtustavadki faktiteadmisi seal rohkem. Aga mis protsendis sina seal koolis olid, kus sa käisid? Kas olid nagu, sa ütlesid, et seal oli õppida raske, aga kuidas mina olin eliitkoolis ja vähemalt niimoodi väitis kool, aga nagu ikka teades Hiinas väitis, et 100% lõpetanutest läheb ülikooli. Aga muidugi see oligi eliitkool ja seal olid rikkamate vanemate lapsed, kes oligi võimalus saata ülikooli. Ma tean näiteks minu klassist, Hiina klassist just, päris paljud läksid Inglismaale, läksid Kanadasse, läksid USAsse õppima. Et neil oli see võimalus. Võib-olla sellepärast oli see protsent ka kõrgem, aga jah, kui ma rääkisin oma nii-öelda teiste vahetusõpilast, kes olid ka nii-öelda Pekingis ja olid teistes linnades, siis minu koolis oli see õpimaht ja see oli oluliselt tugevam, et see tase oli kindlasti teine. Sa tulid toime ilusti? Minule, kuna ma olin vahetusõpilane, siis minule tehti jälle erandeid, et kui ma ei saanudki tunnist aru, ilmselgelt ma ei saa seal mingi füüsikast ja võib-olla mingi inimese anatoomiast ja ennest on üleüldse mingist keemia valemitest hiina keeles on natukene raske aru saada, siis see oli täiesti okei, kui mina õppisin samal ajal nagu hiina keelt. Mul olid oma hiina keele õpikud, samal ajal mina õppisin siis hiina keelt.
et jah, see oli nagu aktsepteeritav. Mitte see, et ma nüüd olen telefoni korjati kohe hommikul ära peale kooli said tagasi. Et kui ma tegin ikkagi midagi akadeemilist, siis see oli aktsepteeritav. Mendelejevi tabel oli ka hiina keeles. Jaa, neil on küll oma selline nagu tõlgitud versioon. Ja ongi, et nad peavad nii hiina keeles kui ka inglise keeles selle pähe õppima, nii et neil on 2 keemiatabelit, mida nad peavad pähe õppima. No vot, väga targad inimesed. No jällegi see fakti teadmine, et... Mul ei ole ühes keeleski pühas. Ma tean, et heelium on nüüd kerge. Heelium on number 2. Tegelikult mul on küsimus teile mõlemale, et teie kogemuste põhjal, mis te saite, kas te muudaksite midagi Eestis siis gümnaasiumihariduses või ülikoolihariduses? Nagu mina enne ütlesin, mina just õppisin nagu väärtustama Eestit. Ja ei, mina ei muudaks. Sest ma näen, kui palju, eriti just ma käisin Põlva gümnaasiumis, Põlva riigigümnaasiumis, mis ma arvan, et on väga uuenduslik ja edasi jõudnud kool, millest võib-olla võiks teised Eesti koolid eeskuju võtta. Sellepärast, et seal õpetatakse natuke rohkem elutarkust ka, et ei ole päris niimoodi, et matemaatika ja eesti keel, vaid ikkagi on seda natukene laiemat silmaringi ja enese sellist õppimist ka. Nii et mina ütlen, mina õppisin just väärtustama. Ma ka ülikooli korralduse poole pealt ma ei oskagi öelda, aga seesama, et kui juba unistada, siis ikkagi kui palju neid erinevaid tegevusi seal oli või neid, eks see tuleb ka sellest, et sul on rohkem õpilasi, aga mingis mõttes ikkagi ka see konkreetne ülikool, ütleme, et on natukene, et Inglismaal on ka ühiskond rohkem kihistunud kui Eestis ja seal olid koos ka siis ütleme inimesed, kes nagu väga pürgisid edasi või väga tahtsid seal olla. Et kui mina ülikoolis, Tallinna ülikoolis käisin, siis ikkagi oli ka neid, kes lihtsalt käisid kohal, et mingit asja saada või nagu nad ei elanud seda ülikooli elu nii-öelda, et nad tegid, kas käisid tööl või neil olid pered või mingid asjad, aga väga mõnus on tegelikult eksisteerida sellises nii-öelda noorte kogukonnas või kollektiivis, kus kõigil ongi see aeg ongi selleks, et pühendatud, et olla seal. Ja ma ei tea, kuidas seda teha või kas saab teha üldse võimalik, aga lihtsalt, et see oli hästi tore, et neil oli see väga tugev traditsioon, see üliõpilasnõukogus nii-öelda ja siis kõik need tegevused, mida seal hallati ja nii edasi. See oli nagu väga vinge tõesti, mis Eestis ma tundsin, et natuke nagu võib-olla isegi oleks inimesi, kes teeks, aga nad lihtsalt ei mõtesta seda niimoodi, et et mulle meeldib lauamängud, et teeme mingi lauamängu mingisuguse society või sellise, nagu isegi eesti keelde ei ole sellist head tõlget sellele, nagu mingi ringi või see kõlab kuidagi nii lapsikult praegu. Seltsi. Jah, seltsi, aga selts on kuidagi liiga ametlik, jah, et see on nagu vahepealne, et jah, midagi sükest, ma arvan, vastuseks. Aga kas tagasi tulles oli Eesti ühiskonda kohanemisega ka raskusi? Või kas, midagi ikka ju muutub selle aja jooksul, kui sa ära oled? Ma vastan, mul on hästi lühike vastus. Et ühiskond laialt ei olnud, ma ei käinud kordagi tagasi ka, aga kui ma mäletan seda tunnet, et kui ma tagasi tulin, siis nagu kõik oli oma koha peal, aga umbes mingi 0,5 sentimeetrit nihkes. Et nagu kõik oli justkui sama, aga samas kõik oli muutunud. Aga mina ei osanudki seda nagu, ma lihtsalt nagu füüsiliselt nägingi, et maailm oli natukene niimoodi nagu topelt. Ja ma nagu kuidagi nägin seda eelmist ja nüüd nägin seda praegust ja nad ei olnud sama, aga nad olid enamus osas kattusid. Ja nüüd on paika liikunud maailm. No, jah, seda üsna ruttu läks see efekt nagu kadus ära. Aga tegelikult maailm ei liikunudki paika enam kunagi, ta jäigi alatiseks niimoodi nagu, vähemalt sellest ajast saadik on olnud väga siuke plahvatuslikult laienenud kogu aeg. Jah, ma aga nõustun väga palju selle vastusega, ma tundsin sama. Või algul kohe, kui ma tagasi tulin, siis mul oli ka, et kuidagi kõik on sama, aga kõik on erinev. Ja siis mulle tundus, et nagu meid hoiatid hästi palju, et kui sa tuled tagasi, siis on see tagasi tulemise kultuurishokk. Ja siis ma olin nagu hästi valmis selle jaoks. Aga ma mõtlesin, nagu ei tule, et nagu mis siis lahti on? Et nagu kas minuga on midagi viga või? Aga siis ma arvan, et ma praeguseks olen aru saanud, et see inimene, kes ma olin enne Hiina minekut, see inimene, kes ma olin Hiinas, sest Hiinas väga palju ikkagi ühiskond vorbib sind. Et sa ei saa olla see, kes said enne, või nagu sa pead nende traditsioonidele ja nendele alluma, sa ei saa minna sinna Hiinat muutma, vaid sa pead, kui sa oled sinna, sa pead ennast natukene muutma. Muutuma Hiinaks.
natukene, et minul oli sellega raskusi, et oma nii-öelda vana mina ja see, kes ma olin Hiinas, kuidagi kokku panemine ja leidma nagu ennast nüüd uut mina, kes ma nüüd Eestis olen peale kõiki neid kogemusi. Et see võttis minul natukene aega. Aga üldiselt midagi väga muud ei olnudki. See väga hea vastus. Mulle väga meeldis. Aga mis te ütleksite inimesele, kes nüüd mõtleb kodus praeb, et kas minna või mitte? Et kas minna või mitte? Kui juba see mõte on, et kas minna või mitte, siis kindlasti minna. Sest kõik inimesed, kes juba mõtlevad seda, nad on mingil määral valmis minekuks. Et kui sa ei mõtle seda, siis võib-olla see ei olegi see inimene. Vahetusaasta ei ole kõigi jaoks, aga kui sa ei mõtlegi selle peale, siis sa ei olegi see inimene. Aga kui sul juba väiksemgi mõte on, siis vahetusaastast saab väga palju õppida, mida tavanoor, kes 12 aastat õpib Eestis või siis veel rohkemgi ülikoolis ka peale otsa, ei näe. See ikkagi, nagu ma ütlesin, muutis mind, ma pidin aru saama, kes mina olen. See muutis minu vaateid Eestis, see muutis minu vaateid maailmast, muutis minu vaateid üleüldse inimestest. Et sa õpid väga palju, mida sa Eesti tavalise haridusega ei õpiks. Ma olen nagu kahe käega nõus, et see kogemus absoluutselt muudab sind ja sa õpid nii palju seal. Ma mäletan, et ma vist olingi esimene päev olin seal oma korterisse, sain sisse lõpuks. Mul oli ka, ma jäi isegi siin saamisega, aga okei, ma sain sinna sisse ja siis kell oli vist mingi 4 õhtul juba ja siis ma mõtlesin, aga ma pean poodi minema, mul ei ole voodipesu ju. Ja siis ma läksin kuskile poodi üksinda, ma mäletan, ma kõndisin veel tagasi mäest alla, mingi mäletan, kilekotid olid näppude sisse soonet teinud ja nii raske ja valus ja higistad ja mingi kõnnid 10 meetrit, paned kotid maha, nagu nii raske on, aga sa oled üksi seal ja sa pead lihtsalt hakkama saama, sa pead lihtsalt hakkama saama, keegi ei tule sind päästma. Et sellised kogemused nagu õpetavad tohutult palju. Ja just see ka, et kuidas sa näed Eestit, et ma hakkasin mõtlema, et ma tunnen ennast palju nii-öelda kosmopoliitsemana, ma tunnen ennast palju rohkem maailmakodanikuna, ma tunnen, et ma saan aru, et Eesti on lihtsalt üks riik paljude riikide seas ja see annab mulle niisuguse vabaduse, et ma ei tunne, et nagu ma oleksin kinni siin või et ma pean ennast välismaailma ees kaitsma, vaid välismaailm ja teised kohad on mu sõbrad ja ma võin sinna tegelikult elama minna, ma olen seda teinud ja ma olen sellega hakkama saanud. Et just, et kui sul see mõte on juba peas olnud, peast läbi käinud, siis kindlasti võta see kogemus nagu avasüli vastu, sest see eriti noorena, kui sa saad selle endale nii-öelda vöö vahele panna, selle kogemuse, siis see lihtsalt annab sulle nii palju, ma arvan, et sul lihtsalt lihtsam elada, sest väline maailm ei tundu nagu, siiamaani ma mõtlen, et siiamaani vaagin, et kui mulle Eesti kliima ei meeldi, äkki ma lähen elan veits soojamas kohas ja siis mingi rändan Eestisse edasi-tagasi või nii, sest see lihtsalt avab nii palju silmi. See on nagu uskumatu tegelikult, aga seda ongi nii keeruline sõnadesse panna, et kuidagi tagantjärgi seda mõtestada, okei, aga ma mõtlen, et kui mul ei oleks seda kogemust olnud, siis ma tõenäoliselt oleksin lihtsalt kitsema silmaringiga ja ma ei saaks aru sellest, sest ma ei näe ju enda silmaringist kaugemale. Et kindlasti soovitan. Ma ei teadnud, et gümnaasiumis, aga muidugi ülikoolis Erasmusega nagu ses mõttes, sa saad tasuta aasta aega välismaal elada põhimõtteliselt. Ja sa saad, kui sa nagu väga õppida ei taha, siis mine kuskil Lõuna-Euroopasse, sest seal päriselt ka lihtsalt pidutsetakse. Lähed kuskile Mallorcale või Maltale või Hispaaniasse või ja lihtsalt pidutsed seal, lõbutsed, naudi kultuuri, nagu miks mitte, kui sa just ei karda, aga kui sa kardad, siis võib-olla on sul vaja sellest üle saada. Õpid mitte kartma. Õpid jah, et mida sa ikka kardad, et sa nagu saad endale lootma jääda, sa saad nagu usaldada, et sina oled ikkagi lõpuks see, kes teeb selle ära ja sa päriselt teed ära, sest sa oled juba teinud ära, kui sa võtad vastu selle väljakutse. Ja kui sa juba välismaal oled, siis sa teed ka ära, ega selles mõttes isegi, kui sa kukud ümber ja hakkad nutma, kukud sinna põõsasse kuskile, sa võid mingi aja nutta, siis mingi pool tundi hiljem sa võid okei, ma vist ikka pean midagi tegema. Ma ei jaksa nutta enam. Jah, just ei jaksa nutta. Et see mina usun ka väga sellest, et keskkond õpetab. Et kui sa tahad midagi õppida, siis kõige parem on seda selles keskkonnas teha. Ja kui sa tahad iseseisvuda, siis ole üksi. See hea soovitus. Aga minul oli väga huvitav teiega rääkida. Ja ma tänan teid, et te olite nõus siia tulema ja oma kogemustest rääkima. Aitäh kutsumast. Ja, minul oli ka väga tore, väga huvitav oli. Aitäh.